Kes on paks? Mina. Sa ei ole nii paks kui mina. Võistlus teistpidi, kes võidab. Sul ei ole sinna asja. Kilu, sinuga lähme neid sprotte püüdma või räimesid. Mis see rakendusmees on üldse? Meil see soomlane käis siin, nüüd on jumala... No ütleme, et 3 episoodi on nüüd pekkis. Tuleb seda soome aktsenti, nii et vähe ei ole soomekeelseid sõnasid. Me hakkame kübrokit panema, aga see ei ole kübrok. See on OSP 3 plaat. Nüüd on meeles juba. No lõpuks peab meelde jääma. Mis see on? See on... Aukudega kapsariiv. Kahtlane kapsariiv on, jah. Porgandit võib ka riivida küla. Nii et jätkame sealt, kus pooleli jäime. Magnus keevitab ise endale laua. 2 tükki. Koristame, jah. No teeme euro aluste peale mingid virnad, jah, ja siis paneme need siia alla ära. Ja siis me saame hakata seda EOSP plaati siia panema. EOSP. Ja teate, ehitamisest on veel lihtsam kontrollida oma tulevase auto ajalugu. Selle jaoks on olemas Car Vertical. Lööte auto VIN-koodi sisse ja siis näete auto kohta ajalugu. Meil on siin üks eksemplar ja osadel väljavõtetel on ka tõesti pildid, aga mitte kõigil. Vot siin on tõesti ka palju vaja ehitada ja pahteldada ja värvida ja möllata, et see masin nüüd sirgeks saada. Ja kui on tegemist eriliste autodega, siis te sooviks ikka selle ajalugu teada, mis tema eelnev elu on. Nii et kasutage Vampiro ja sooduskoodi ja tutvuge enne auto ostmist tema ajalooga kindlasti, et vältida võib-olla halbasid üllatusi. Kõik lingid leiab muidugi alt ka. No ei saa meist neid ehkamehi või? Kurat, no nii lihtsalt asja ei suuda ka paika panna, nii et see ämbrit ei tee. Mis nüüd siis juhtus ikkagi? No vabandused on see, et päeva lõpp, pea mõtteid täis, nagu mõõdad ära kõik ja siis mõtled, et paned seina juurest ilusti, et no siis jääb vahet ja siis paned otsast lõpuni ja siis mis sealt jäi siis? No? Jäigi see tava. 5 senti jäi puudu. Siis võtsime plaadid lahti, tegime klõk, dominod ja nüüd ongi. Jalg on ka vaata üle, see ajas ka nagu segadusse. See jalaplaat on vastu seina ja siis Karel oma kiviaju ja kõlu peaga võttis, ta paneb vastu seina, tegi ilusa augu sinna ümber toru kõik, aga siis see lihtsalt see riiul ei lähe iseenesest füüsiliselt vastu seina. Ja ma arvasin nii täpselt need plaadid, et tulebki täpselt ju, mis see tule siis 3750. Aga see ongi täpselt riiuli otsast riiuli otsani. Aga seal ei ole arutatud nende jalgade vahetusi. Ehk siis oleks pidanud hakkama mingit ühte plaati kuidagi viilutama või mingi asja ära võtma ja tegema. Nii kõva korratiga rakendusmees ei ole. Las ta jääb. Selle värvime homme ära. Värv on ostetud, rulli on ostetud, kilet on ostetud. Siukse väikse otsa pärast ei hakka Siimu Spreikonis siia kutsuma või teeks pulli talle öelda, et kuule seina on vaja värvida. Nii, üks see tiigimees on see, Magnus on ka roost läinud. Mis põgenes seal? Mis see on? See alt üles pole kätt, mida harjutanud. Saad ka harjutada. Sul ongi laud tagurpidi ka üldse. On küll, jah. Nii, oota, mis laud see nüüd on? See on tavaline kruustangi laud või? Töölaud. Mina ei tea, miks peab nii massiivne töölaud olema, et muidu jookseb eest ära või? Näed, kui kruustangi kinni keerad, siis laud ei käi pahupidi. Kuule, aga selle võiks kuhugi siin sisse keevitada. Nagu nii on soe. Ära katsu, kui mees on keevitanud. Nii, ja siis on teine keevituslaud on ka, see üks pusle on veel Magnusel. Magnusel on palju raskem tööpäev. Ja ta ei saa ühe päevaga valmis. No me ka ei saa ühe päevaga, sellepärast me värvida veel. Lauda ja või värvi ära tegelikult vist on. See jääb ilus haljas. Seal pealt tehakse tööd, seda pole mõtet värvida. Lihtne asi, pane seina peale nagi ja kõigepealt osta internetist veebipoest nagi, kus pole ühtegi mõõtu pildi pealt, on nii suur, ma mõtlesin, et see mahub täpselt siia keskel ära, et noh, kuradi väike kööbakas, noh.
ja muidugi inimesed näevad, vaata, ma olin siin needipüssiga. Ei ole siin midagi, ärge nüüd jamage. Näitama seda kalamehe ämblit pigem. Teisel pool on ka, Kus sa lasid samamoodi või? Ühelt poolt tegi mina ja teiselt poolt tegi Karl. Nagu näha, jääb perekonda. Ehkamehed. Meist ehtameest saa. Müts maha kõigil, kes viitsite kurat jännata sellega. No eks see vaata harjutatud ka vähe, ei ole vilumust. Ja siis ma ostsin ämbri suure. Kui suur sa arvad, et see on? Mina arvasin, et tavaline ämber, 20-25 on. Ma ei isegi vaadanud, pildi peal oli, kurat odav oli ka, nüüd ma tean, miks ta odav on. 4 liitrit on siin sees kirjas. No ja siis ostad prügikotti on ju. 240. Strong. Kurat, no ma ei tea, siia küll midagi sisse ei panna, see laguneb niisama juba ära. Tead, selle peal on see, et ärge ostke seda odavat jampsi, näha, et see on jama. Tuleb ikka maksta, siis saad ka midagi. Aga no siis need, kogu poliitika tead, viigi läheb igale poole. Homme värvime seina, siis vaatame, kas me sellega saame hakkama. See tundub nagu easy job ju. Yes. Yes. No võt ei teagi, kuidas nüüd võtta seda asja kokku, et olen nagu harjunud autosid ehitama, tundub palju lihtsam. Tegelikult vist peaks ikkagi see tava üldehitus lihtsam olema vist. Pole harjunud, kõik on imelik. Ja mina ei teadnud sihukest asja, et värviga saab pahteldada. Kaugelt vaatad, pole isegi neid pragusid näha. Pane tagana, üks ehitusmees näitas ette. Rulliga niimoodi, et rulli libise lükkad lihtsalt ja siis täidab kõik aud ära. Karel loll kuradi nühib edasi tagasi, mõtleb, et nii käib värvimine. Nagu ongi ju betoonsein täitsana, ma läge ju. Aga jõle, mökerdame, üritasime küll puhtalt teha. Muued kuradi 12-eurosed replika kroksid on isegi puhtaks raisk. Lisad panime siia, sellest võiks üldse rääkidki. Ma eile vaatasin, et kurat jumala nadi on riiul on näha, et teeme otsad ka juba. Siis on see, et kule, ma mõtlesin, et paneme kaardina. Mis kaardina, siis teeme liugukse. Sellest plaadist, et asjad lähevad lappe ja siis tuli Magnus, ega mis siin palju jäänud ei ole, teeme selle teise korruse ka ära. Ostame seda veel seda, mis on fiboblokki või mitte fiboblokki, mis kuradi asi. USB. Ostame seda USB-d, OBD-d, kõike ja siis teed ise trepi ka, no sul see laud, juba nagu keevitslaud, sai ka Magnus valmis ühe. Ja nüüd ta saab ühe laua peal teise laua kokku panna. Nii et kõik läheb kronoloogiliselt hästi. Testing, 1, 2, 3. Kas heli on paigas? Valgus ei ole makstaut. Mõned päevad on möödas. Intarist ilusad karbid on, vaata. Ma imestasin, ma tegin juba lahti ära. Ja siis ma imestasin, et ei ole mingid suvakargid, vaid mehed on teinud oma karbid, näe, intar.ee, Made in Estonia, triipkood, kõik on nagu päris. Siin on nagu noaga mitte lõigata, ma tõmbasin just noaga. Siis sa võid oma uuele tootele võibolla kriipsu peale tõmmata, näed. Kommi on kaasanud teie. Intari kleppuga kommid. Miks ei ole kommid? Ei ole kommid. Aga äkki, kui natuke närida neid, võibolla meenutab kommi, vaata, osadele inimeste meeldib neid pastaka otsasid ja asju närida, siis võtta tüübel. Skännige sisse, vaadake, mis sealt välja hüppab oota. Keegi skänni äkki. Äkki sul loosis võita midagi. Ei saa vist, skänni kõikes. Ja Interis muidugi kehtib ka Vampira kood, Vampira 10 siis. Saate e-poest osta endale täpselt samasugused ägedad asju. See on nüüd 5. Kas me 6 pakki võtta? 6 pakki vist ei ole või? Nädaki. Kas see käib siia või? Ma arvan, üles poole peaks panema. Vaatame kohe. Noba. Päris raske, üle üles poole või?
no vaatame, kuhu me paneme, aga igal juhul see on siis tõesti tööriistade, elektritööriistade hoidik. Keegi helistab. Ma võtan vastu. Big business, very big, big. Aga siin on veel üks huvitav asi. See on, ma oletan, laua peale läpaka jahutus. Alus, kui te ikkagi nii kõvasti tööd vihite teha läpakaga, vaata, see on nagu kuskil tasapinna peal. Õhk ei liigu, läpakas kuumeneb üle, töö tegemine jääb aeglaseks. Siis on olemas see. Seda ma veel täpselt ei tea, kuhu ma panen selle paberihoidja ka. Elu easy vahetada paberit, vaadake, ei ole üldse keeruline. Võtad paberi selle, paned siia. Lihtne, robustne süsteem. Lärts, kinni silmi saad ka vahetada. Osade nende hoidikutega on see, et nad on ligadi-logadi, siis ajab pulka läbi, tee mingit plastikut asja. Vahepeal lihtsuses peitubki see ilu ja võlu. Magnus on tulnud ka. Ja ega Magnusele, vaata, ma sain Magnusest seekord ette. Ma sain karbid ise lahti teha. Nibin, mees oli, vaata, tuleb vaikselt, ting. No said õige karbi kallal. See on midagi erialaks sulle sinna uude nurka. Oskad ära arvata, mis see on äkki? Oota, ma pead lugema. Ei tee sohki. Mis see olla võib? See hoiab midagi seina küljest. Jaa. Siia või? No ma ei tea, kui sa tahate sinna panna, aga mida ta hoiab, on küsimus. Liiga kaugel, pane lähemale mugavasse kohta endale. Seda käppa äkki või? Sinna seina peale äkki võib panna. Rellakat hoidub või? Kusjuures, kui meil need see laua peal pannes, mõtlesid ilgelt äge alles, kui siuke see oleks olemas. Mõtlesid, jah? Noh, ja vaata, see on nii äge, et ketteid meil ei ole vist või? Näed, ketted saad ka püsti alla panna siia. Värv on kõige ju. Kuule, mis leppisid kokku karv või? Ei ole õige. Ei ole. Ei ole õige? See on mingi garaaži värv, natuke on mööda mätsid. Aga peaaegu. Aga ma tean ka, miks tegelikult kasutatakse väga palju garaažis seda halli ja kõike. No. Miks ei ole musta ja valget? Raske on vaasaiga valget, ma tean. Täpselt, tolm ongi halli värvi. Siis ta ei jää, vaata, ja kui see tolmune on, siis ta ei jää väga näha, valge ja must jääks kohe näha, vaata. Ja kõik teised värvid. Hall on siuke väga mõnusalt maheneutraalne. Sellepärast ongi hall metallik diisel. Jah, hall metallik diisel, täpselt. See autol kehtib täpselt samamoodi. Kus halli värvi auto on, usu mind, sa pead palju vähem pesema kui musta ja valget. Top shop inimestele meile reklaamid meeldivad, me ju oleme nii pahad, me peame ise elama õhust ja armastusest, ei tohi midagi reklaamida. See on midagi võidusõitjale. Magnus hakkab võidusõitjaks. Mina või? Ole sein äkki. Ole sein, mängi sein. Näed, see läheb eriti hästi, näed, kui kindad on siis. Eriti hästi ja siis saad kombe kalla rikkuma panna. Või siis kui kübar ära paned, vaata, siis nokamüts ripub siin. Bussi peaks üle panema, siis paned selle sponsormütsi pähe ja läheb elu edasi. Äkki paneme autosse sulle? Sellele, autosse või? Nagu võidusõid autosse. Ei, kurat, sinna ei pane ma. Meil kübaraid ka jagub ja Karel peab sellel aastal tegema veel ühe investeeringu. Sellepärast, et minu kübar on vana ja seal ei ole sidevahendit ja seal on mingi täke peal. Sellepärast tulebki kübaraid, kiivreid siis, soome keeles kübar. Eesti keeles kiivereid tuleb hoida kotis ilusti, et sa ära ei kraabi. Sellepärast, et kui sul on siukseid täkkeid väga palju, siis see ei või minna tehnilisest kontrollist läbi. Kiiver on saanud kahjustada, see ei ole enam turvaline võib-olla, seal võib olla mõra sees. Ja siis ma pean uue kiivri ostma ja kuna... Sul on aegunud see? Mul aegub ka see juba, mul on täis ja Magnus pani uue sidesüsteemi, mis on WRC stiilis, saad teha plõnks igas asendis, et sa ei pea otsima seda kindlat pluugi. Siis ma pean selle valmidusega ka võtma. Ja ilmselt ma elu jooksul vist rohkem kiivreid ostma ei pea, siis ma ostan endale ühe karbon kiivri. Ma arvan küll, mu pea on ka ikkagi kullast, teemant, vaata, ei kasva siin midagi. Kui pea ei tohi katki minna, siis tuleb ühekordne investeering teha. Tegelikult ma vaatasin korralike kiivritega, okei, ta on vist umbes jah, poole kallim või 3/4 kallim. Ta päris pool isegi ei ole. Võib-olla ei ole pool isegi. 25%. See linna vahe tegelikult ei ole nii metsik, jah? Enam ei ole, vanasti oli. Ei, neid on ka 1500 kuni 5 tonnini saab valida kiivrit. Palju sa hindad oma mõistust ja väärtust, mis hinnaga on see on? Mingil kujul ikkagi hindamatu. Et siis väärtusetu hoopis. Jah, väärtusetu. Väärtusetu kõlu peal. Ja siis on siia nurka kuhugi. Ma veel täpselt ei tea, kas see tuleb siia. See on siis seina külge läpaka hoidja. Sellepärast mörtsi riiul tuleb siia ja meil on läpakat vaja, kust seda panna printima ja vaadata tellimusi. Või me paneme selle sõitva laua külge selle kuhugi, niimoodi, et ta laua ruumi ära ei võtaks.
et läpakas saab sellega kaasa sõita, siis vahepeal saad laadima panna. Interis kehtib Vampiro ja 10 sooduskood, saate endale täpselt samasuguseid asju osta ja tegelikult seal on valik veelgi rikkalikum ja rohkem asju. Täna me saame selle show businessi ära teha seal. Kaardinad tulid õiged Moltonid jälle. Pakk, seda ei tohi ka noaga lõigata ilmselt. Igal juhul tirime välja ja siis teeme nüüd selle laburendi tunneli ära ja äkki me saame sinna ka kaardina püsti siis. Mustad kaardinad läheb diskoks ära, varsti tuleb bänd esinema, et pange tuled kustu. Aga nüüd saad siit teha laburinti. Lähed 2 seina vahelt läbi, jõuad siia ees salongi. Vaade on siit poolt siuke siis. Ja siis saad siit tulla, lähed backstage'i. Lähed lava taha, mis siin toimub. Boom! Siin toimub igast vägevaid asju. Ja need vanad teist kaardinad, mis olid seal, sobisid ideaalselt lausa siia. Aga nii ta on, siis on siin kolaruum, see on siuke läbu siin ja kole, riiuliplaati ootame ka veel, siis saab selle nurga ka siin ilusaks teha ja kompressorit ootame ka, see on tellitud. Üks huvitav lahendus, Eestis väga keegi ei paku. Nii et hakkab looma, nüüd on vaja Interi asjad veel seina peale panna, siis on vaja teha Boschi laadijatele, igale ühele oma see laadimispunkt siis ongi väiksele akule, suurele akule, need tulevad kuidagi siia seina peale, ehk siis siia keskkonda üks laadimisstation, siis tuleb sinna üks laadimisstation ja siis tuleb ka sinna metallinurka, ehk siis igas kohas sa saad võtta pauku täis aku ja tulistada, igasse stationisse läheb siis Boschi tööristad otse loomulikult, et sul on võtta kõike mugavalt, et sa ei pea siis, garaaž on ikkagi nii suur, et diagonaali sealt siia käia on ikkagi, pikk matk. No nüüd võtab aeg. Pead ikkagi seljakoti ja magamiskoti kaasa võtma. Peab planeerima seda hetke ise poole. Nii et nipet-näpet hakkab looma. Oota, mis veel? Elekter ongi. Nende jaoks on vaja elektripistikut ka vedada veel siis igale poole. Siis sellega tuleb uuesti meile Esvika appi. Mis te mõtlete juba sinna külge aretada neile? Ei, me niisama mõlgutame mõtteid, et kas on kasu peal või jah. Nad genereerivad siin, aga vaata, osade asjadega ongi jumala hea, et nad laagerduvad, et me ei pane kohe seda seina ära, kui kõrgele kuhu poole, vaid meil need asjad laagerduvadki, igaüks läheb koju, öösel magada ei saa, mõtleb, järgmine päev tuleb geniaalse plaaniga. Nii need asjad meil siin juhtuvad. Mees puurib siin maailma suuremaid talasid. Talasid? No, kandurid, need tegelikult pidid teisel otstarbel olema, aga need läksid praaki või? No põhimõtteliselt küll jah, tuleks teha uued, aga... Ei, aga minema ei viska midagi? Ei. Taastud kasutus? Nii, vaata kui universaalne Boschi tööristaja värk on. Sa paned teise trelli otsa ja siis sa saad betoonitrelli. Löökpuuri saab tekitada. Päris hea ju? Jah. Nii, nüüd saab bedooni puurida. Ehk siis, need on raamid nüüd, issand jumal, see on raskem kui kuradi käi ise ju. Sein kannab, kivi tuleb siit seinast välja. Nii, need lähevad niimoodi siia käi alla, siis tuleb käi peale ja siis saab käiata, et sa ei kasuta väärtuslikku lavaruumi ära, vaid käi läheb seina.
käsi väriseb sul. no see ei lähe siit kuhugi. Kui siis väristab läbi seina ennast. ei lähe naabrit juurde. no jalad võtavad vibra ära, päris hea. Näppe vahele pane. Seina on tunda küll natuke. Me ei tea, et nad tegelikult vaata, nad panid selle suht madalale siit, et vaata, need poetega ei tööta. Palju siis läheb kiireks. Nüüd tuleb järgmine. Siis tuleb on-off. See võib kõrgem olla natuke, jah? See peaks olema nagu... Lükkas äkki, jah? Või 90, nii kus laud on, Ei, seda võib kõrgem olla, siis siit kuradi puurida. No vaata. Noh, muidugi see oleneb mehe pikkusest ka. Kas teistel laudel peal on alati võtta väiksem vaata meil? Tahaks puurida midagi. No kurat, ma ütleks, et natuke üleval puhul oleks veel parem. No vaata, kui sa paned siia ikkagi mingi nagu selline suurema asja, vaata, siis on vaja tõesti üles panna. See liigub ka omakorda, jah. Teadnud see maks nüüd. Nüüd ongi see, et sa pead ise nägema ka siia kõrgusele. Okei, lepime kokku 105 siis. 100 ja seene. 97. 100. 100 siis. No, hakkame jõudma kuhugi. Aga 100 ongi, kui see pluss selle... Ei, no siis läheb... Ei, peab 100, võtta kõrgemale. Pane puhas 100. Me jõudsime kompromissile. Siis ta on ju 100... Pane 100, pane see üle poole. Ta on ju 103, siis ta on nagu mõte. Las tal olla. Ja keegi ei tea seda ju. Keegi ei vaata ju. Kurat, need teravad nurgad tuleb küll ära koheti ja fuse-ida mingi elakaga. Ei vä? Jääb meelde kohe, kui see ligide tuleb. See on sama, et Magnus ütleb, et soe on peale keevitamist. Jah, jääb meelde. Kellele seda ehitatakse? No ikkagi enda jaoks ju, teie jaoks, et kõik see töötingimused oleks tänapäevased, lihtsad, mugavad. Sellepärast puurpinki jookseks laua peal ringi ja muidu on kehva puurida auke. Jah, et sul võib olla vägevad tööriistada, kui nad on pandud niimoodi, et neil kehva võtta või kehva nendega alustada, siis nendega kasutada. Sama nagu on prillidega. Et kui nad on kuskil peidus, siis ei võta neid kaugele ebamugav. Kui on ebameeldiv prillid. Big reveal, mis on kile sees. Ilus plaat. rrinterior.ee on appi tulnud meile disainplaadiga. Mehed tegelevad tegelikult ägedate asjadega, teevad seal custom design, mööblit ja kööke ja kõike, mida iganes on ju. Siis kujuta ette, et sa küsid neilt nagu siukest plaati. Ja siis peab vist riiulisse ja üks vend paneb need lihtsalt riiulisse, et saaks kola koguda. Siis on nagu ilmselt võib-olla, ma ei tea, easy job nende jaoks siuke plaat teha. Vaata, mehed on ilusti ära kilesse pand, et ära ei kraabiks. Kullerimees tõi ka nii ilusti. Ja siis kullerimees tõi ka ilusti kõik, vaata, ja siis me viskame riiulisse ja paneme need pappkastid ja hakkame kraapima neid. Aga see näitab jällegi sellesse, kuidas hoolitsetatakse iga detaili eest. Ei tähenda, kas see ongi köögitasapind või mingi disainmööbel, vaid kõik kliendid on ühesugused. Kola on palju juba. Kola on nii palju, et ei mahu riiul ära saatel või? No nüüd ongi selles mõttes jumal tänatud, et need riiulid tulid. Nüüd saab hakata ladustama ja koguma igasugust manti jälle. Et aitäh plaatide eest, kelle luvi on, lingid leiab alt ka. Minge vaadake, mis sealt veel põnevat leiate kodulehelt. Seal on tehtud töödest ka üks nurk olemas. Valmis. No nii. Kuule, viska pagama hoopis. Iga mees sai oma riiuli nüüd üldse. See on tegelikult narivoodid on need. Too marrassid ka. Jumal hea pikutada, praegu polegi kuskil pikutada, tegelikult võiks jongi bussist madratsi ja tekki ära tuua läheb päev. Seal on 4 tükki. Jah. No nii, mingi mees põristab siin nüüd. Meil on siin aeg kätte jõudnud, et saab liinid lõpetada. Et see jõuluvana käis Soomest. Sais, kus sa oled, mis maalt? Täitsa Eestimaalt ikka. Eestimaalt. Me saame nüüd jõuluvanale puid panna siin, et kurat, jättis lõpu tegemata. Ikka peab eestlane Eestimaa pealt tulema. Eestlane ikka lõpetama või? Pärast on kuri meie peale, et me teeme nalja, aga ma loodan, et saate naljast aru, et tegelikult ongi. Ma olen siis Hydroscandis käinud, võtnud veel neid torusid ja asju, et siin tuleb ju kõike mõõta ja teha ja siis tegelikult ei saanudki seda lõppu sellepärast panna, et ei tea ju kuhu poole jääb, on ju.
miks teil neid võtmeid ei ole, miks te torutangidega teete kõik? Universaalsed. Sobib igale mõõdule. Igale mõõdule, aga päris polegi võtmeid või? Ei. Kõik käib torutangidega või? Newtoniga ka käib kõik kinni või? Ei käi. Käe sees või? Koonu sees või? Tunde järgi. No võt, vägev, suur tänu Sassile, siis tal on see õige tööriist olemas, millega kokku pressida, et kes üldse ära tunneb või? Keegi tunneb su ära veel või? Kas me, oota esimesed need drifti aja videod, kas need olid vlog-stiilis ka, kas me rääkisime midagi või? Või need olid lihtsalt iluklipid või? Ma ei tea siis midagi hakkad tegema, kas need said kuskil üles. Midagi sai filmitada, kas need üles jõudsid, jah, see on see küsimus. Üles ilmselt äkki. Kui me peame arhiivi minema, äkki leiab või? Tegelikult te leiate jah, mingid klippe, kus Sass oli bussijuht. Oota, sul neid päris lube ei ole või? Bussilube. Ei, mitu bussi ei ole, sellel on see... See jah? Ei ole. Hästi või midagi teha. Peab meeme tegema. Nüüd saab siis kraanid lahti keerata ja vaadata, kas kõik töötab või. Näed, siin on üks see vaepagikraan. Teeme siit sussu. Siit väga ei teinudki midagi. Nii. Nüüd on põhitrassi siis. Kõik. Hopsti. Oma. Läheb. Susiseb vaikselt. Ja see imekompressor on ka nüüd kohale jõudnud. Vaatame, kas ta läheb tööle ka nüüd või kui trassi täis saab. Tulebki kuulata, kas jääb susisema või mitte või? Kuule, kaob ära vaikselt. See on see, et trassi läheb vist, jah? Tundub, et ei lekigi kuskiltki või? Ei kuule. Eks seda saab siis teada, kui kas ta hoiab või ei hoia. Ja see on siis hooldevaba, õlivaba kompressor elektrimootorite pealt. Ehk siin on 3 seda suurt mootorit, aga see on vist siis loetakse 6 mootoriks justkui kokku või. Ja siin on paneel ka, kus saad siis vajutada mitu mootorit näiteks, et sa tahad, et töötaks. Paneme siis ühe tööle esialgu. Siis kuulete, kas ma saan samal ajal filmida ka või? No ma juba olen ise kuulnud, mis häält ta teeb. Ma lasin need paagid vahepeal siin täis ju. Et ta nagu on vaikne ja nagu ei ole. Nii, 7 parri on sees. Laseme õhku välja natuke siit. Hakkas tööle, et ma saan rääkida küll, et see on nüüd üks mootor 3. Ja kui me siit vajutame, läheb teine. Ja kui me veel vajutame, läheb 3. No, ma ütleks, et kui ta nüüd on seal nurgas, siis on suhteliselt okei isegi ju. Ma saan vist rääkida, tegelikult on hästi kuulda, et see kolbkompressor teeb kindlasti kõvemat häält. Oleks ta kruvikompressor, teeks ta veel vaiksemat häält. Aga meil ei ole kruvikompressoriga siin midagi peale hakata, sellepärast meie õhutarve ei ole elu sees nii suur, et me kasutaks ära seda. Ja kolbkompressor tegi lihtsalt nii kõva mürinat, et ma ei tahtnud seda sellepärast. Kuulad seda, jah? Boostimehe või need turbomehe hääled ikkagi käivad. Noh, idee ongi selles, et siit paak lastakse täis, siis ta surub sinna suurde paaki. Ja siis siit lähebki suurest trassist siis igale poole edasi. Elame näeme siis, kas see õigustab ennast või mitte, et Eestis ma ei tea, et oleks väga levinud ja inimesed kasutaks. Aga võib-olla ta ongi siuke kodutarbijale okei või hobigaraaži jaoks, aga tööstuslikult ta võib-olla ei piisa. Kuigi andmed on suhteliselt head ju. 8 parri näitab, näed, 4,5 hobujõudu. Ja 750 liitrit minutis airflow'd siis. Ja see tank on siis 120 liitrit. Järelikult see on veel seal suurem. Nüüd me saame kontrollida ka, et kas trassis on õhk sees olemas või. Et mul on need isegi need voolikud ostmata veel ja need rullidki. Hästi tuleb. Sa ikka üritad nagu maksimum kõik teha või? No nagu... Sa oled ikka kõva mees. Et kuni kilbin välja tükis selle arvutasini. Mitmenda toruga välja tuleb, mis siis ei pakut? See on lihtne, et kõik, mis nagu välja ei tule, neid maad ära kasutada, vaata.
vaata, millega Magnus hakkama sai. Ma tahaks näha, et keegi veel niimoodi torusid väänata viitsiks. Võta oma karikas nüüd. Mida? Ma seina peale, augud ja värgid ja... Lightweight. Obo torus tegi sirgest oba. Võta oma karikas nüüd, mine pane seina peale, näita, kus see käib. On ikka meel viitsimist ja tahtmist vaata, oleks võinud nende põlvedega kõik ära majandada, sellepärast obol on põlved ja liitmikud ja kõik asjad olemas tegelikult. Ei, Magnus tahab katsetada. Kas ta loogiline mõtlemine töötab? Töötab? Tead küll. Ma tahaks näha nüüd, kuidas sa selle juhtmisid läbi jääd. See lepo. Ma veits kahtlen, lähme vaatame seda asja. Kui need elektrikud käivad niimoodi või? Prüsmani kaabel on õlal, lähed käid ringi objektil ja lükkad. Mina ei usu, et see teisest otsast välja tuleb. Lükka. Tegelikult kaablitele vist nagu määret ei tohi panna, aga ma olen kuulnud, et osad kaablid on nagu nii kehvasti toodetud või tehnoloogia on siuke, et võivad ka ülist tilkuda niimoodi, et sul arukarp on täis. Prüsmani kaabliga seda ei juhtu. Ja sellega ennast ei saa lumememmeks ka teha. Sellepärast siia ei ole talki üleliia pandud. See on tolmune praegu, mis mul siin on. Hallo! Kaabel! Tuligi! Hoia korra seda. Ära hirmuta, mulle see elektrivärki meeldivat. Ma tuli läbi, vedas. Ja meil see elektrik teab rääkida siin see redeli otsas. Kuule vaatame, kui disain see on veel. Püsib ise püsti meil siin. Sähkumees. Sähkumees. Mis on tahad? Näita töötööndit. Mul on rahakoti vahel ja rahakott on teadmata suunas kuskil ära pandud. Sellel mehel on tegelikult kõrgema klassi elektriku, mis see siis, kuidas neid kutsutakse, kategooriad? Kõrgema klassi küll ei ole. No vaata, kui kõrgel sa olid juba. Madalpinge paberid on olemas. Mis see tähendab? Kuni 400 volti võin teha. Et see garaaž on nagu nohu või? Jah, seda tööd ma võin teha. Nii et meil on kvalifitseeritud elektrik ka selle töö jaoks olemas, kui keegi kodus mõtleb. Ta on Magnusel, vaatab seal järelevalvet ja mina ei puutu midagi. Ma julgen neid Ei, sinu paneme pärast ühendama neid mina julgen neid plastikuid ja neid asju näppida ja kätte anda ja hoida toru ja väänata. Ja... Kuule, koorisid neid kaableid ka, pidi eriti hea ja lihtne olema ja sa ütlesidki vaata, et siit talki ja õli ei lenda või? Ei, vaata, vanasti oli see, kui mina tegin, siis oli PPJ, kes teab, mis asi on PPJ. Siis tänapäeval on see, et põhimõtteliselt sa teed sälgu ära, sul nuga jest. Vasak parem, kumba tahad? Parem. Praegu on see, et sa teed nagu õrna sälgu sisse, murrad ära, tuleb ühe lahti ja siis tegelikkuses ime lihtsalt tuleb maha. Mina mäletan, et vanasti see võttis ikka väga palju aega. Ja siis on sähku. Mis see nöör siin teeb huvitav? Ja vastuse võlgu ma nii täpselt ei tea, mis kõik asjad kõik teevad. No võt, selleks, et kõik informatsioon kätte saada, peate minema Esvika kodulehele. Sealt leiab kõiki elektrivärki, neid kaabelduse jaoks pistikuid. Must miljoon. Must miljoon elektrivärki ja varsti saame siis, kus see tuleb, kuhu ta läheb. Ega siin ei julge neid asju läppida, ega mul ei ole neid kategooriaid, et kus mis pauku võib teha varsti. See ongi garaaži viimane siis faas, elektrivärk. Kule mitu faasi juhe see... No ma nägin 5 juhet seal, siis on 5 faasi või? Ei ole. Pluss, oota. Maandus, pluss, maandus ja faasid või? Üks on maandus ja siis on ülejäänud faasid või? Pluss, maandus, pluss ja faasid. Ei, juba läks valesti. Mis on kollarvaheline? Maandus. Ja õige, mis sinine on? Särts. Ei ole, neutraal. Neutraal või? Kuradi auto või? Aga see on park ja drive ja sport või? Ei, see on 3 faasi. Esimene, teine, 3. faas. Aga kas sa tead, millises järjekorras faasid jooksevad ka või? Jah. Jäta meelde BMW. Ahah, BMW märk või? Pruun, must, vait ei lähe päris, aga hall. No selge, et varsti saab elekter ka valmis. See on siuke ei ole kohutav nokkimine, see võtab meeletult aega. Siia tulevad pistikud, siis tulevad siia pistikud. See obotoru jooksebki koos selle õhutoruga, nad on siis ühte värvi alumiiniumist. Muidu kasutatakse ka plastiktorusid, trummipõrin ja siis sinna mörtsi nurka, kus on ka riiul püsti saadud, sinna tuleb ka label printerile, läpakale laadi ja sinna tulevad siis plastmassist torud. Ongi see garaaži osa valmis.
rohkem siis episoode ei tule, mõned plaksutavad käsi, on õnnelikud, teised võib-olla nutavad, vahelduseks teistmoodi content. Ja aitäh Esvikale siis, kes meile Särtsu kõik igale poole tõi oma 2 hea koostööpartneriga. Obo torud ja Prüsmani kaabel jookseb siin. Ja tegelikult Prüsmani kaabelit me panime juba lampidele ka, mingid juppe oli vaja. Miks autod pargite? Oota, ma teen bändi. Tule bände, ajama see. Oota, sellest flöödi teha ka ju. Kuule, aga plastikust ei ole hea flööt. Kuule, kus see metalltoru on? Vaata, teab, mis vanasti tehti. Põhikooli tunnis mäletan, et võtsid paberi. Kasutan torusid siit otstarvused, see on pihlaka püssoks. Mine tee midagi tarka ka. Kasuta õhku või midagi. Jumal hästi läks. Õhku saab muidugi kasutada. Paneksin poldi. mingi laager. Laagri kuuli äkki, see ei ole valus. Oba. Fire! Jumal kõvasti lendas. Fu panda. No elektrik külas käis. Võts voolu ära. Kuule, vool on kallis, vaata, ei saa siin. Ei saa raisata. Ei saa raisata, jah. Meil see avarii valgus vähemalt töötab ja prose on seal ja... Mis tegin? Nagu sa uksest sisse astus, kodus elekter ära, enne oli olemas. Ma hoian sellest kilbist kaugele igal juhul. Nii. Hoiad kaugele. Oba! Külalised kohe tulevad. Printer prindib. Mingid hääled. Mingi elu hakkas pihta uuesti. Ära kompo pimeduses. Esvika. Oh, kuule, roheline läks põlema. On.